2020 aasta 10. novembril laskus Hiina allveelaev Fen Doja sellesse survestatud pimedasse tühjusesse. See jõudis merepõhja, sirutas välja robotkäe ja istutas Hiina lipu planeedi sügavaimasse punkti. See on tuntud kui Challenger Deep, mis asub sügaval Mariani süvikus, 10 972 meetri sügavusel merepinnast. Kuid see polnud üllatus. Washingtonil oli 4 aastat luureandmeid, mis viitasid, et Hiina on tulemas. USA valitsus vaatas, mida Hiina just tegi, mõistis täpselt, mida see tähendab ja otsustas mitte midagi öelda. See vaikus ütleb sulle kõik selle kohta, mis tegelikult maailma sügavaimas paigas toimub. Iga Vaikse ookeani piirkonnaga seotud valitsus on avalikult rääkinud sama lugu. Mariani süvik oli süütu uudishimu objekt, millele merebioloogid keskendusid. See oli liiga sügav ja liiga ohtlik, et millekski muuks oluline olla. Vähemalt see oli kattelegend. Süvik on väärtuslik selle tõttu, kuidas sügavus mõjutab heli ja kuidas heli mõjutab allveelaevu. 2026 aasta aprilli seisuga viib USA merevägi läbi salastatud kaardistamistöid kogu Vaikse ookeani lääneosa merepõhjas. Hiina on alates 2016 aastast teinud 10 mehitatud ja mehitamata laskumisi põhja. Jaapan, Lõuna-Korea, India ja Austraalia on kõik suurendanud oma süvamereprogramme samades vetes. Iga Vaikse ookeani suurriik investeerib raha samasse väikesesse, näiliselt ebaolulisse ookeanialasse. 2024 aastal asus tööle Hiina uurimislaev nimega Shenyang Hong 06. See viis läbi uuringuid umbes 17 000 ruutmiili suurusel merepõhja alal Guamist läänes. Nad skanneerisid piirkonda, mis on suurem kui Šveits. Leval olev soonariseadmed on mõeldud akustiliseks modelleerimiseks, mitte tavaliste merepõhjakaartide koostamiseks. Laevade jälgimisandmed näitasid, et sama alus töötas Taiwani ja Filipiinide vahelises läbipääsus. Ja see läbipääs on ülioluline. See on ainus viis, kuidas Ameerika allveelaev saab liikuda avatud Vaiksest ookeanist Lõuna-Hiina merre. Kõik need valitsused väidavad, et sellel tööl pole midagi sõjalist. Aga mereväe eksperdid, kes uurisid mustreid 2026 aasta alguses, ütlevad vastupidist. Ametlikult pole see seotud kalapüügiõigustega. Selle eesmärk on palju pahatahtlikum. Mariani süvik lõikab merepõhja 1600 miili pikkuse armi ja see kasvab endiselt. 180 miljoni aasta jooksul on üks tektooniline plaat siin teise alla libisenud, hõõrudes sügaval ookeani põhja all piisavalt tugevalt, et põhjustada magnituudiga 8 maavärinaid. Kuskil selles kuristikus asub Challenger Deep, teadaolevalt maa madalaim punkt. Kuid isegi see pole siin ainus tühimik. Veelgi ida pool, Guami lähedal, laskub teine kuristik nimega Serrana Deep, enam kui 35 000 jala sügavusele pimedusse. Mitme riigi uurimislaevad on aastaid töötanud mõlema asukoha kohal. Nende all ootavates tingimustes on peaaegu võimatu ellu jääda. Siin all on rõhk umbes 16 000 naela ruuttolli kohta. See on üle 1000 korra suurem kui õhurõhk, mis praegu sinu nahale mõjub. Umbes 8 tonni, mis purustab iga ruuttolli. Kaasaegne titaanist kere variseks kokku vähem kui sekundiga, kui see kas või murdosa tolli võrra järele annaks. Vesi on siin 1–4 kraadi Celsiust, vaevu üle külmumispunkti. Kõik on mattunud pimedusse ja päikesevalgus siia ei ulatu. See on üks vaenulikumaid paiku planeedil. Ja nüüd tahab seda iga valitsus. Süvik asub täpselt USA ja Hiina vastasseisu keskpunktis, Vaikse ookeani piirkonnas, Guam. Ja Põhja-Mariani saared, mõlemad Ameerika Ühendriikide territooriumid, asuvad umbes 200 miili kirde suunas. Nendel saartel asub Ameerika sõjatehnika suurim koondumine kogu Hawaiist lääne pool. Guam ei ole lihtsalt järjekordne saar Vaikses ookeanis. See on üks kõige rohkem militariseeritud maa-alasid maal. Kui saare ümbruses midagi juhtub, jälgitakse seda väga hoolikalt. Seal asub Anderson õhuväebaas, mis on ainus baas lääne Vaikse ookeani piirkonnas, mis suudab püsivalt toetada Ameerika raskepommitajate lennukiparki, B-1, B-2 ja B-52 lennukeid. Vaid mõne miili kaugusel asub Guami mereväebaas, kus paikneb 15. allveelaevade eskaader ja rotatsiooni korras paiknev tuumaajamiga ründeallveelaevade üksus, sealhulgas Virginia klassi allveelaevad, mis on saarel tegutsenud alates 2024 aastast. Pentagonis tuntakse Guami kui odaotsa. Igal aastal stardib Andersonist umbes 1500 pommitajate missiooni.
saarel hoitakse tohutuid kütusevarusid, massiivseid laskemoonaladusid ja piisavalt tulejõudu, et projitseerida Ameerika sõjalist jõudu kogu Indo-Vaikse ookeani piirkonnast tundidega. merejalavägi taas avas Camp Blasi saarel 2023 aasta jaanuaris. Baasis paikneb nüüd 5000 merejalaväelast kiireteks reageerimisoperatsioonideks. See on esimene uus merejalaväebaas, mis on ehitatud ükskõik kuhu maailma viimase ligi 70 aasta jooksul. Ainuüksi Guami mereväebaasis tegutseb 28 eraldi üksust. Sõjaline tegevus saarel toob kohaliku majandusse üle 1,5 miljardi dollari aastas. Ja Guami kõrval asuval süvikul on veel midagi, mis paneb sõjaväed sellele väga tähelepanelikult keskenduma. Koht, kus heli ei käitu enam tavapäraselt. Rõhumuutused, temperatuuri kõikumised ja soolasisalduse erinevused painutavad helilaineid ookeanis kummalistel ja ettearvamatutel viisidel. Signaalid kõverduvad, kajad riivib, müra liigub tuhandete miilide kaugusele ühes suunas ja kaob teises. Ja teatud sügavustel langeb heli mereväe poolt nimetatud SOFAR kanalisse. Veekihti, mis suudab kanda müra üle terve ookeani. Aga süvik loob midagi veelgi olulisemat. Varjutsoonid. Kohad, kuhu heli lihtsalt ei jõua. Allveelaev, mis on peidus ühes neist taskutest, kaob täielikult. Pinnasonar ei suuda seda leida. Lennukid ei suuda seda kindlasti leida. Teised allveelaevad ei leia seda samuti. Välja arvatud juhul, kui neil juhtub olema täpne kohalik kaart, mis näitab, kus need tsoonid asuvad. See kaart on Vaikse ookeani kõige väärtuslikum sõjaline dokument ning USA kulutas aastakümneid selle salaja koostamisele. See kaart ütleb Ameerika allveelaevade kaptenitele täpselt, kuhu kaduda. Samuti näitab see neile täpselt, kuhu vaenlase allveelaeva teavad minema, et sama trikki proovida. Ükskõik, milline merevägi selle kaardi omab, on tal kõik trumbid käes. See kontrollib, kes elab ja kes sureb igas veealuses lahingus selles piirkonnas. Kui Hiina 2020 aasta novembris merepõhjale maandus, ei istutanud nad sinna lippu. Nad esitasid strateegilise küsimuse. Kui suure osa sellest kaardist olid nad just õppinud kopeerima? 23. jaanuaril 1960 ronis USA mereväe ohvitser nimega Don Walsh batüskaafi nimega Trieste. Temaga liitus Šveitsi insener nimega Jacques Picard. See oli kitsas teraskera, mille läbimõõt oli veidi üle 6 jala, rippudes hiiglasliku paagi all, mis sisaldas 34 000 gallonit bensiini. Nad alustasid laskumist Guami ranniku lähedal, vajudes aeglaselt Vaikse ookeani musta sügavusse. Laskumine kestis peaaegu 5 tundi. Alguses oli illuminaatorist veel elu näha. Bioluminescentsed olendid ujusid mööda klaasi, kui paat laskus. Siis 29 500 jala sügavusel kostis ootamatu raksatus läbi laeva. Walsh ja Picard ei teadnud, mis oli katki läinud. Nad ei kuulnud pinnalaeva. Nad olid juba möödunud punktist, kus päästmine oleks olnud võimatu. Oli vaid üks võimalus. Nad otsustasid edasi minna. Hiljem avastasid nad, et raksatus tuli pleksiklaasist aknast välises sissepääsutunnelis. Meeskonnaruumi ennast kaitses paks terasest luuk. Õnneks pidas see vastu. Nad viibisid merepõhjas 20 minutit. Kui nad pinnale tõusid, nägi maailm, kuidas merevägi õnnitles 2 maade avastajat. Mida maailm ei näinud, olid samal päeval allveelaevalt kogutud andurinäidud ja akustilised andmed, mis viidi salastatud ringkondadesse. Sukeldumine oli osa salajasest missioonide seeriast, mida tunti nime all Projekt Neptuun. Ametlikult oli see teaduslik uurimine. Tegelikult uuris USA merevägi süvikut kui akustilist keskkonda. Mereväe uurimisbüroo juhtis operatsiooni, samal ajal kui hävitaja USS Lewis töötas koos Triestega. See viskas sadu väikseid lõhkelaenguid kuristikku ja mõõtis, kuidas kaja tagasi tuli. Iga plahvatus paljastas süviku kohta midagi uut. See andis neile merepõhja kõige sügavama lõike täpse asukoha. Samuti andis see neile esimese tõelise helilevi andmekogumi, mis kunagi ookeani süvikust kogutud. Projekt Neptunat juhtis mereväe elektroonikalabor San Diegos. Kirjalikes eesmärkides oli loetletud 3 asja. Helikiirus veesambas, temperatuuri ja soolasisalduse tase sügavusel ning otsene toetus veealuse heli uurimisele, eriti programmile nimega SOSUS. Heliseiresüsteem oli juba 1950. aastate lõpuks üks maa kalleimaid salastatud projekte. Lai hüdrofonide võrgustik oli laotatud üle Atlandi ja Vaikse ookeani põhjade, kuulates vaikselt. Selle koodnimi varajastes mereväe dokumentides oli Jezebel. See töötas kasutades SOFAR kanalit, seda sama sügavat ookeanikihti,
mida Trieste missioonid aitasid mõista. Teoorias võis sellesse kihti lõksu jäänud heli liikuda tuhandeid miile ilma hääbumata. Praktikas tähendas see, et Nõukogude allveelaevu oli võimalik kuulda juba ammu enne, kui nad Ameerika vetesse jõudsid. 1950ndate lõpuks oli Sousus töökorras mõlema ookeani põhjas. Väljaõppinud operaator kaldal suutis tuvastada üksikuid Nõukogude allveelaevu ainult nende propellerite akustilise signatuuri järgi. Kuuba raketikriisi ajal jälgis see allveelaevu, mis liikusid Kuuba suunas ja millest mõned arvati vedavat tuumatorpeedosid, andes Valgele Majale esmakordselt reaalajas veealuse ülevaate ohust. Süsteemi tunnistati avalikult alles 1991 aastal. 30 aastat ei teadnud keegi väljaspool mereväge selle olemasolust. Trieste andis mereväele midagi, mida isegi luurevõrk ei suutnud pakkuda. Otsesed mõõtmised otse süvikust. Kõik need olid tehtud instrumentidega, mis olid seal füüsiliselt kohal olnud. Andmeed läksid salastatud arhiivi ja neid koguti pidevalt juurde. Järgmise 30 aasta jooksul jätkas merevägi süvavaikse ookeani kaardi koostamist programmide kaudu, mida paberil ei eksisteerinud. Autonoomsed allveesõidukid, kaugandurid, merepõhja külge kinnitatud fikseeritud akustilised süsteemid. Tehnoloogia arenes pidevalt. Kaart muutus järjest täpsemaks. Külma sõja lõpuks olid varjutsoonid kaardistatud täpselt jalani. Ameerika allveelaeva kaptenid teadsid, kuhu nad said kaduda. Nad teadsid ka, kuhu peaksid minema kõik, kes üritaksid neid jäljendada. See kaart oli Ameerika allveelaevade ülekaalu alus Vaikse ookeani piirkonnas. Ja siis otsustas Peking, et tahab seda samuti. Hiina süvamere programm ei alanud lipu heiskamisega 2020 aastal. See algas 10 aastat varem. Esimene süvamere sukelaparaat kandis nime Jiaolong, mis on nime saanud mütoloogilise üleujutuse lohe järgi, keda peetakse sügavuste valitsejaks. Selle juhiks oli Xu Qinan, endine professor Shanghai Jiaotongi ülikooli laevaehituse, ookeani ja tsiviilehituse teaduskonnast. Selleks ajaks oli ta veetnud aastakümneid töötades peaaegu täielikult Hiina väikeses, kuid kasvavas sukelaparaatide inseneeria vallas. Alates 2000ndate algusest oli Hiina riiklik rahastus suunatud uurimisinstituutide võrgustikku, mis olid väljaspool riiki suures osas tundmatud. Esimene prototüüp pandi kokku angaaris Yangtze jõe lähedal ja 2090 aastaks oli alus valmis merel katsetamiseks. Jiaolong alustas oma esimest tõelist süvameremissiooni Lõuna-Hiina meres 2010. aasta maist juulini. Kokku tehti 17 sukeldumist. Igaüks neist 5 järjest sügavamale piirkondadesse, kus inimeste kohalolek oli endiselt haruldane ja peamiselt katsetuslik. Nendest varajastest missioonidest kõige sügavam jõudis veidi üle 12 300 jala, pardal 3-liikmeline meeskond. 2011 aasta juuliks oli allveelaev juba ületanud oma esialgse katsetsooni, jõudes kirdeosas Vaikse ookeani peaaegu 16 600 jalani. Jiaolongi robotkäsi istutas varasemal sukeldumisel Hiina lipu Lõuna-Hiina merepõhja. See istutas veel ühe lipu 23 000 jala sügavusel Mariani süvikus. Juba siis oli see žest vihje, et programm ei olnud tegelikult seotud teadusega. Selle sügavusreitinguga sai Jiaolong töötada umbes 99,8% maailma ookeanidest. See asetas Pekingi väljavalitute hulka. Enne seda olid sinna kuulunud vaid Ameerika Ühendriigid, Jaapan, Prantsusmaa ja Venemaa. Igaüks, kes vaatas, sai aru, et Hiina ei ehitanud uurimislaevastikku. See ehitas võimekust. Täpselt samamoodi, nagu ta oli ehitanud oma sõjalaevastiku, kosmoseprogrammi ja pooljuhtide tööstuse. Meetod oli tuttav. Uuri, mida Ameerika Ühendriikidel juba olemas on ja saa aru, miks see töötab. Seejärel jõua neile järele platvormi kaupa, aasta-aastalt. Jiaolong oli alles algus. 2016 aastal tuli teise põlvkonna allveesõiduk Shanghai Yongxi, mis tähendab ligikaudselt süvameresõdalane. Erinevalt oma eelkäijast oli see peaaegu täielikult valmistatud kodumaistest komponentidest, umbes 95% Hiinas toodetud. See ei sukeldunud nii sügavale kui Jiaolong, maksimaalse töössügavusega umbes 14 800 jalga, kuid see oli loodud millegi muu jaoks. Vastupidavuseks. Missioonid võisid kesta kuni 10 tundi. Fendoja lasti vette samal aastal. Iga põlvkond jõudis sügavamale kui eelmine. Kõikidel oli paremad instrumendid ja igaüks neist oli tihedamalt seotud Hiina rahvavabastusarmee mereväe vajadustega. Koos moodustavad need alused nüüd astmelise laevastiku. Deep Sea Warrior tegeleb madalate vetega. Jiaolong katab keskosa ja Fendoja jõuab päris põhja välja. Oluline on nende sõidukite taga olev struktuur. Peking kirjeldab seda avalikult kui tsiviilsõjalist lõimumist.
see on Xi Jinpingi poliitiline suund, mis kaotab traditsioonilise eraldatuse teadusuuringute ja kaitsevõime vahel. See, mis pealtnäha paistab olevat ookeaniteadus, on tegelikult teadlikult ka midagi muud selle all. Pikaajaline strateegia, et tagada, et miski sügavustes ei jääks riigi haardeulatusest välja. 2016 aastal tegi Qingdao riiklik mereteaduse ja tehnoloogia labor koostööd Hiina Rahvavabastusarmee mereväe allveelaevade akadeemiaga. Koos asutasid nad ühise labori, mis keskendub merelise lõimumise uurimisele. Seda juhtis kontradmiral Da Lianlong, Hiina Rahvavabastusarmee mereväe teadlane, kes oli kogu oma karjääri tegelenud allveesõjaga. Labori teadlased võtsid tsiviilallveel jugurid ja varustasid need akustiliste anduritega. Seadmed, mis nägid välja nagu teadusaparatuur, muutusid allveelaevade vastaseks sõjavarustuseks. Kui väljend tsiviilsõjaline sulandumine hakkas välismaal ebamugavat tähelepanu tõmbama, muutis labor lihtsalt oma avalikku nime ja töö jätkus. Hiina Rahvavabastusarmee mereväe ohvitserid pidasid akadeemilistel konverentsidel ettekandeid, kus seostasid avalikult süvamerede kaardistamise allveelaevade varjatusega. Programmi akadeemilistes artiklites toodi teaduslike kasutusviiside kõrval välja ka sõjalised rakendused. Hiina riigimeedia kirjeldas süvamere uurimist mitmel korral sõjalises võtmes. Washington luges sellest iga sõna hoolikalt. Seetõttu ei üllatunud ükski USA luurekogukonna liige, kui Fendoja jõudis peaaegu 35 800 jala sügavusele. Nad teadsid täpselt, mida see alus tegi. Allveelaev tegi palju enamat kui ainult pildistamine. Sellel oli 2 mehaanilist kätt, 7 veealust kaamerat, mitu sonarit ja hüdraulilised puurmasinad. Lisaks oli pardal täielik akustiliste ja keemiliste andurite komplekt. Kui laskumine kanti otseülekandes üle riigi televisioonis, salvestas see varustusandmeid. Rõhumõõtmised, hoovuse vektorid, setete liikumine, helikiiruse mõõtmised, veeproovid. Kõik võeti täpselt nendest koordinaatidest, kus sügavaimad akustilised koridorid lähenevad Guami edelaküljele. Ainult mõned mehitatud sõidukid on kunagi jõudnud Challenger Deepi põhja. Pärast Triestet püsis rekord 52 aastat. Seejärel sõitis Hollywoodi režissöör James Cameron oma üksikekspeditsiooni allveelaevaga Deep Sea Challenger üle 35 700 jala sügavusele. 2012 aasta märtsis, 2022 aasta keskpaigaks oli ajaloo jooksul vähem kui 30 inimest jõudnud süviku põhja. Umbes sama palju kui neid, kes on kõndinud Kuul. Peking valis selle asukoha põhjusega. Mitte ainult süviku enda pärast, vaid ka selle ümbruse tõttu. Merepõhja kuju, temperatuurikihtide moodustumine veesambas, süvavee geomeetriast tingitud akustilised tingimused ning vaid 200 miili kaugusel asub Guami saar. Kõike seda kokkuvõttes moodustab see ühe kõige strateegiliselt väärtuslikuma veealuse keskkonna maal. Kui sa plaanid allveelaeva operatsioone, siis just sellist kohta pead sa üksikasjalikult tundma. Tegelik last oli see, mille Fendoja 28. novembril oma ema laevale tagasi tõi. Terabaidide kaupa akustilisi ja okeanograafilisi andmeid, täpselt nagu Walsh ja Picard olid teinud 60 aastat varem. Rick, kes leiutas kogu selle mängu, kus sõjalist tegevust esitatakse teadusena, vaatas seda pealt ega öelnud midagi. Miks jäi Washington siis vait? Lühike vastus on see, et Ameerika Ühendriikidel pole ühtegi puhast vastusevarianti, mis ei paljastaks, kuidas süsteem tegelikult toimib. Selle paljastamine oleks tekitanud omakorda uusi probleeme. Üle 60 aasta on ameeriklaste arusaam süvaookeanist rajatud tahtlikule ebaselgusele. Pinnal oli see tsiviilteadus. Allpool salastatud andmete kogumine. Iga NOAA ekspeditsioon, mis tegutseb tundlikes piirkondades, on ajalooliselt käinud kaasas paralleelne tegevus. Samas vees, samad instrumendid, kuid mitte sama eesmärk. Soosusest arenenud allveeseiresüsteemi tunnistati täielikult alles pärast külma sõda. Kuni 1991. Aastani eksisteeris see tahtlikult neutraalsete nimetuste taga nagu Oceanographic System Atlantic ja Oceanographic System Pacific. Enamiku oma ajaloost ei olnud isegi otse sellel töötavaid töötajaid avalikkuses nimetatud sõjalise seiremissiooni osaks. Sellest võrgustikust, mis 2026 aastal alles on, tuntakse nime all integreeritud allveeseiresüsteem. See tegutseb vähesest arvust rajatistest ja laevadelt, millest enamik asub Vaikse ookeani piirkonnas. 2026 aastaks patrullib piirkonnas vaid käputäis spetsiaalseid seirelaevu. 5 laeva, mis veavad Vaikses ookeanis miilide pikkuseid hüdrofonimassiive, kuulates vee all. Nende ülesanne on täita lüngad statsionaarsete merepõhja andurite vahel,
et tabada seda, mis paigal seisvatel süsteemidel 2 silma vahele jääb. See väejuhatus ise on palju väiksem kui külma sõja ajal, kuid iga platvormi võimekus on kasvanud kordades. Kui Washington protesteeriks avalikult Hiina tegevuse vastu Challenger Deepis, tõstatuks sama küsimus ka nende enda kohta. Mida täpselt on Ameerika Ühendriigid nendes vetes alates 1960 aastast teinud? Ükski valitsus ei taha seda arutelu. Vaikus hoiab katelegendi puutumatuna. Aga on veel üks probleem. Seadus. Süvik asub rahvusvahelistes vetes. Ükski ÜRO mereõiguse konventsiooni osa ei anna sõjalist omandiõigust süvamerelisele merepõhjale. Ükski leping ei takista ühelgi riigil seal tegutsemast, seda kaardistamast ega andmeid kogumast, mis tähendab, et Hiina missioonid on seaduslikud, täpselt nagu ka Ameerika operatsioonid seal on täiesti seaduslikud. Kui Washington esitab ametliku vastuväite Hiina tegevusele Challengeri süvikus, riskib ta pretsedendi loomisega, mida ta endale lubada ei saa. Sest niipea, kui Ameerika Ühendriigid väidavad, et süvaveetegevus rahvusvahelistes vetes vajab luba, saab seda standardit kasutada Ameerika enda süsteemide vastu. Seetõttu jääb Washington vaikseks. Sõna võtmine läheb kallimaks kui vaikimine. Tehniliselt jääb süvik Mikroneesia föderatiivsete riikide merealasse, mis on väike Vaikse ookeani riik ja seotud Ameerika Ühendriikidega vaba assotsiatsiooni lepinguga. 2009 aastal määras Washington ümbritsevad veed Mariani süviku mere rahvusmonumendiks, kaitsealaks, mille pindala on umbes 95 200 ruutmiili. See on suurem kui kogu Ühendkuningriik. See staatus keelab kaubandusliku kalapüügi ja ressursside kaevandamise, kuid ütleb väga vähe teaduslike uuringute, süvamere kaardistamise, autonoomsete sõidukite või sellise sõjaväega seotud okeanograafilise töö kohta, mis seal toimub. Selle asemel püüdsid nad mõista, mis oli muutunud, mis oli kaduma läinud ja milline hakkab välja nägema järgmine 10 Vaikse ookeani veealuses konkurentsis. Ja mida lähemalt nad vaatasid, seda murelikumaks nad muutusid. Üks laevadest, mis tähelepanu tõmbas, on alus nimega Dongfang Hong 3. Ametlikult tegutseb see Hiina ookeaniülikooli all. Aga aastatel 2024 ja 2025 nägid selle liikumised välja vähem nagu akadeemiline uurimistöö ja rohkem nagu süstemaatiline luuretegevus. Laev viis läbi tiheda ruudustikuga uuringuid Taiwani ja Guami lähedal asuvates vetes, liikudes edasi-tagasi täpsetel radadel, mis olid mõeldud merepõhja üksikasjalikuks kaardistamiseks. See tegi ka korduvaid läbimarsse India ookeani strateegiliselt olulistes piirkondades. Seejärel avaldas Reuters 2026 aasta märtsis artikli, mis jälgis 5 aasta tegevust 42 Hiina uurimislaevalt, mis tegutsesid Vaikse, India ja Arktika ookeanis. 9 mereväe sõjanduse eksperti vaatasid liikumismustreid üle. Kõik jõudsid samale järeldusele. See polnud tavaline tsiviilteadus. Need olid uuringumustrid, mida merevägi kasutab enne allveelaeva operatsioone. Mõned selle laevastiku laevadest olid algselt ehitatud Hiina rahvavabastusarmee mereväe jaoks. Need anti alles hiljem üle tsiviiloperaatoritele. Kõige sagedamini tuuakse näiteks Shangyang Hongi klassi laevu. 2024 aasta jaanuaris uurisid strateegiliste ja rahvusvaheliste uuringute keskuse teadlased 64 aktiivset Hiina uurimislaeva. Rohkem kui 80% neist näitasid märke sõjalisest seotusest või kaheotstarbelisest tegevusest. See polnud juhus. 2026 aasta 2 märtsil esines kontradmiral Mike Brooks, USA mereväe luureameti juht, USA Hiina majandus- ja julgeolekukomisjoni ees ning kirjeldas muutust erakordselt otsekoheste sõnadega. Ta ütles, et Hiina on oma ookeani uuringute tegevust märkimisväärselt laiendanud. Ta nimetas seda strateegiliseks mureks. Brooks ütles, et need andmed annavad Hiina mereväele korraga 3 asja. Kaardi oma allveelaevade peitmiseks, kaardi meie allveelaevade leidmiseks ning täpsed kohad, kuhu nad saaksid paigaldada merepõhja andureid või relvi. See oli kõige lähemal sellele, et Washington ütles valjult välja selle, mida 2020 aasta vaikus oli varjanud. See tuli 6 aastat liiga hilja. Sama kuulamise ajal ütles viitseadmiral Richard Seaves, et Hiina töötab praegu aktiivselt selle nimel, et õõnestada Ameerika Ühendriikide veealust ülekaalu. Hiina rahvavabastusarmee merevägi moderniseeris kiiresti oma allveelaevastikku, laiendas allveelaevade vastase sõjapidamise võimekust ning investeeris palju raha merepõhja anduritesse ja võrgustatud seiretehnoloogiasse. Seifi sõnul võivad Hiina allveejõud 2040 aastaks tõsiselt ohustada Ameerika mereväelist ülekaalu Vaikse ookeani piirkonnas. Kuid allveelaevad on juba kohale jõudnud. Hiina rahvavabastusarmee merevägi opereerib enam kui 60 allveelaeva.
uued investeeringud laevatehastesse on tootmisvõimsuse enam kui kahekordistanud. Laevastiku tuumiku moodustavad tuumaenergia jõul töötavad ründeallveelaevad, mis on mõeldud kaugtegevuseks, ning neid toetavad juhitavate rakettidega allveelaevad, mis on ehitatud jõu projitseerimiseks kaugele väljapoole Hiina rannikualasid. Numbrid on olulised, kuid need ei ole peamine mure. Küsimus on selles, kus nad saavad tegutseda. Pekingul on selle suurema plaani jaoks nimi. Seda nimetatakse läbipaistvaks ookeaniks. Eesmärk on muuta ookean läbipaistvaks, et võtta vaenlase allveelaevadel peidukohad, säilitades samal ajal need samad akustilised eelised Hiina allveelaevade jaoks. Selle süsteemi esimesed osad hakkasid samuti aastaid tagasi ilmuma. 2014 aastal ühendas Zhejiangi ülikool edukalt merepõhja andurid maismaal asuvate töötlemisjaamadega, luues aluse pidevaks veealuseks jälgimiseks. Seejärel viisid Hiina ja Venemaa 2025 aasta augustis Vladivostoki lähedal läbi ühise mereväeõppuse. Mõlemad riigid ühendasid sidepidamissüsteemid ja jagasid reaalajas jälgimisandmeid, katsetades midagi, mis üha enam meenutas automatiseeritud veealust hävitusvõrku. Sellist, mis ei jätaks sügavale sukeldunud allveelaevadele kusagil turvalist kohta. Hiina rahvavabastusarmee uurimisrühm on loonud algoritmi, mis võimaldab andurivõrgul end ümber suunata, kui hüdrofonid lakkavad töötamast. Sihtimisahel jääb toimima isegi siis, kui osa sellest rivist välja langeb. Paljud neist anduritest asuvad nüüd kohtades, mida on raske tõlgendada millegi muuna kui sõjalisena. Hiina ookeani ülikooli akadeemiliste artiklite seeria viitas millelegi operatiivsemale kui pelgalt teaduslik uurimistöö. Sama asutus, mis haldab Dongfang Hong 3, avaldas ka töid, mis kirjeldasid akustiliste andurite paigaldamist Luzoni väinas. Need polnud pinnamõõtmised ega lühiajalised katsed. Need kirjeldasid paigaldusi, mis asetati hoolikalt valitud sügavustele ja olid mõeldud jääma merepõhja aastateks, kogudes pidevalt andmeid. Reuters teatas eraldi, et Washington on vaikselt kindlustanud sama väina hoopis vastupidisel eesmärgil, et takistada Hiina ligipääsu avatud Vaiksele ookeanile. Mõlemad mereväed varustavad üht kontrollpunkti juhtmetega vastassuundadest sarnastel põhjustel. Fendusa ei aeglustanud pärast oma 2020 aasta rekordilist sukeldumist. 12 kuu jooksul tegi see 28 sukeldumist. Samuti hakkas see töötama koos mehitamata kaaslasega, mida tuntakse nime all Haidao 1. See suudab vabalt merepõhjas liikuda, läbides vahemaid ja maastikke, mida algelised sukelsõidukid lihtsalt ei suuda. 2024 aastaks oli Hiina laiem uurimislaevastik kaardistanud 100 000 ruutmiile merepõhja üle läänepoolse Vaikse ookeani. Selle ulatus on võrreldamatu ühegi avalikult avaldatud teadusprogrammiga ning isegi see avalik arvestus moodustab vaid murdosa kogu tulemusest. Enamik sellest asub salastatud serverites. Nüüd on sellest saanud relvastus võidujooks ookeani põhjas. Iga Vaikse ookeani riik, kellel on süvaveeprogramm, koondab sinna miljardeid dollareid, kõik Ameerika eelbaasidest löögikaugusel. Mitte miski sellest pole juhuslik. Niisiis, kuhu see kõik viib? 3 erinevat tulevikku hakkavad kokku sulanduma. Iga üks neist tõstab panused kõrgemale, kui ükski tavapärane diplomaatia suudab hallata. Esimene on see, milles me juba elame. Nähtamatu süvavee geopoliitiline võistlus, mis ei jõua kunagi päriselt avalikkuse ette. Washington ja Peking täiustavad jätkuvalt oma kaardistamissüsteeme ning laiendavad mehitamata sukelsõidukite laevastikke. Nad lisavad Vaikse ookeani akustikamudelitesse ja merepõhja kaartidesse järjest rohkem detaile. See võistlus ei käi territooriumi pärast traditsioonilises mõttes. See käib selle üle, kes suudab näha sügavamale, selgemalt ja kaugemale ookeani varjatud struktuuri. Iga kuupmiil kasutatavatest andmetest muutub vaidlustatud eeliseks. Avalikkus ei näe enamikku sellest kunagi. Kumbki pool ei ole huvitatud selgitamast, mille nimel nad võitlevad. Teine tulevik on see, mille kallal mõlema poole sõjaväestrateegid salaja töötavad. Kui konflikt puhkeb, Taiwani, Lõuna-Hiina mere või mõne muu Vaikse ookeani pingekolde pärast, peavad tuumarelvastusega allveelaevad liikuma. Selles sõjas on allveelaeva, mis asub akustilises maastikus, hetkel peaaegu võimatu sihtida. Allveelaeva, mis asub sellest väljaspool, saab jälitada ja hävitada enne, kui ta üldse tulistada jõuab. Siin on oluline ellujäämisvõime. See on põhimõtteliselt tuumaheidutuse matemaatika, mis jääb alles pärast esimest lööki ja millel on endiselt võime vastulöögiks. Enamiku külmasõja ajast rajasid Ameerika Ühendriigid oma Vaikse ookeani tuumaheidutuse ballistilistele rakettallveelaevadele, mis suutsid kuudeks kaduda. Heidutus töötas, sest nende allveelaevade leidmine oli võimatu. Hetkel, kui neid on võimalik tuvastada, variseb kogu strateegia kokku.
Peking on kogunud andmeid juba 15 aastat ja need pole teoreetilised. Konflikti korral muutuvad need kasulikuks tundidega. Liitlasriikide mereväed jälgivad sama olukorda ja teevad oma järeldused. Jaapan, Austraalia, Ühendkuningriik. Aukuse all Canberra otsus soetada tuumaenergia jõul töötavaid ründealvelaevu kuulutati välja 2021 aastal ja viidi edasi ka 2023 aastal. Paberil on see moderniseerimine ja heidutus, kuid omavahel mõistetakse, et veealune ülekaal Vaikse ookeani piirkonnas ei ole enam tagatud. Jaapani poliitikakujundajad, kes varem vältisid kõike, mis meenutas ründavat mereseiret, arutavad nüüd avalikult akustilise jälgimise võimekuse laiendamist. Varustus, mis 10 aastat tagasi oleks olnud poliitiliselt mõeldamatu, käsitletakse nüüd vajaliku taristuna. Liitlasriikide pealinnad näevad hoiatavaid märke ja tegutsevad. Kolmas võimalus on see, millest keegi ei taha rääkida. Hiina suudab nüüd jõuda ookeani täielikku sügavusse. Nad saavad paigutada pikaajalisi alvedroone merepõhjale otse Ameerika territooriumi kõrvale. Ükski riik pole kokku leppinud, mis loetakse vaenulikuks teoks rahvusvahelisel merepõhjal. Sügaviku jaoks puuduvad eraldi tegutsemisreeglid, isegi siis, kui üks riik leiab teise riigi salastatud seadmeid oma eesliini sõjaväebaaside kõrval. Ajalooliselt kõige sarnasem olukord oli segane vastasseis luurelendude üle külma sõja algusaastatel. 1960. Gary Powersi U-2 lennuki allatulistamine Nõukogude Liidu kohal sundis mõlemat poolt välja töötama kirjutamata reeglid selle kohta, mis oli vastuvõetav. Midagi sarnast pole vee all veel juhtunud. Aga kui see juhtub, siis pole olemas kokkulepitud reeglistikku, mis seda olukorda reguleeriks. Võistlus eemaldub nähtavatest verstapostidest, nagu lipu püstitamine või rekordilised sukeldumised. See liigub millegi poole, mida on raskem kinnitada. Anduurid, mis suudavad kuulata, võrgustikud, mis võiksid omavahel suhelda, platvormid, mis võiksid teoreetiliselt häirida või rünnata, ilma kunagi pinnale tõusmata ja end tuvastamata. Kes iganes kontrollib seda ookeani kihti, kontrollib midagi enamat kui lihtsalt pinnalaevateid või õhukoridore. Nad kontrollivad allveesõja tulevikku. Aga see lugu ei räägi tegelikult Mariani süvikust. See räägib sellest, kus Washington ja Peking tegelikult võistlevad. Enamik 2026 aasta alguse uudistsükleid keskendub Taiwanile, pooljuhtide ekspordikontrollile, tollimaksudele ja saarte ehitamisele Lõuna-Hiina meres. Aga suur osa sellest võistlusest toimub hoopis palju vähem nähtavas kohas. Challenger Deep on selle võistluse kõige äärmuslikum näide, kuid see pole ainus. Ligikaudu 99% kogu maailma internetiliiklusest liigub veealuste fiiberoptiliste kaablite kaudu. Üle 600 eraldi kaabli läbib maailma merepõhja, kandes iga päev peaaegu 10 triljoni dollari väärtuses finantstehinguid. Enamik neist asub piisavalt madalas vees, et neile ligi pääseda. Ja me oleme juba näinud, kui haavatavad need on. 2022 aasta septembris toimunud Nord Streami torujuhtme rünnak Läänemeres tõestas, et olulisi veealuseid torusid ja kaableid saab sihikule võtta ilma kohese vastutuseta. Kaablikatkestused Läänemeres ja Taiwani ümbruses alates 2023 aastast on tekitanud samad küsimused. Pentagon käsitleb nüüd merepõhja turvalisust kui omaette ülesannet. Maailma ookeanid katavad 71% planeedi pinnast. Suurem osa sellest merepõhjast pole kunagi kaardistatud sõjalise täpsusega. Nüüd see muutub. Hiina opereerib 42 uurimislaeva Vaikses ookeanis, India ookeanis ja Arktika ookeanis. Sadu sensoreid asub merepõhjas. Üha rohkem väiksemaid riike lubab Pekingil oma vetesse vastutasuks sadamate ja teede eest. USA astub vastu mereväe uurimisbüroo ja DARPA kaudu. Neil on kasvav suurte mehitamata allveesõidukite laevastik. On olemas programmid nagu Snakehead ja Orca, mis on loodud iseseisvalt töötama mitu kuud järjest. Orca on neist suurim. Boeing ehitas selle USA mereväe jaoks ja esimene prototüüp anti üle 2023. aasta detsembris. See on umbes koolibussi suurune ja mõeldud täielikult vee all töötamiseks. Orca suudab ühe missiooniga läbida kuni 6500 meremiili, mis on piisav kogu Vaikse ookeani ületamiseks. Pärast seda, kui prototüüp demonstreeris oma võimekust, otsustas merevägi hankida täiendavaid üksusi, laiendades kontseptsiooni kaugemale ühest katseplatvormist. Hiina poolel on mehitamata allveesõidukite vastav ökosüsteem märkimisväärselt suurem, hõlmates mitmeid programme ja asutusi. Ja see erinevus osutab selle võistlusetapi määravale nihkele. See ei keskendu enam ainult algelistele allveelaevadele. See liigub mehitamata süsteemide suunas.
võrgustatud platvormid, mis suudavad töötada pikka aega, laiendada andurite katvust ja kujundada pidevalt veealust keskkonda. Qingdao ümbernimetatud ühislabori Hiina teadlased kohandavad akustilisi liugureid allveelaevade vastaseks sõjapidamiseks. Riistvara ise pole midagi uut. Muutumas on see, kuidas seda kasutatakse. Süvik on selle võidujooksu kõige sügavam ja väärtuslikum koht. See, kes loob parema akustilise kaardi, saab selgema hinnangu selle kohta, kas tuumaallveelaevad suudavad pärast esmast rünnakut piisavalt kaua ellu jääda, et vastulöök anda. Ja see ongi merelise heidutuse tuum. Kui mõlemad pooled usuvad, et nende allveelaevad jäävad ellu, püsib sõda kontrolli all. Kui üks pool lõpetab sellesse uskumise, muutub kogu tasakaal. 2020. aasta november oli viimane hetk, mil konkurentsi sai veel teadusena käsitleda. Pärast seda muutus tähendus. Lipp ei tähistanud enam avastust. See tähistas muutust. Sellest hetkest alates ei seisnenud tõeline võistlus enam selles, kes jõuab põhja. Oluline oli see, kes näeb piisavalt selgelt, et esimesena tegutseda. Ja just siin ei saa keegi endale eksimist lubada. Aitäh, et täna minuga liitusid. Loodan, et sulle meeldis video. Kui soovid näha rohkem selliseid videoid, siis palun kaalu kanali tellimist ja lülita teavitused sisse. See tõesti teeb vahet. Aitäh veel kord ja kohtume järgmisel korral saates Map Back.